Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25. Tere enne lõunat taas kord hää raadiokuulaja, mina olen Meelis Sarv ja järjekordne siis sarisaade meil Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25 on eetris ja täna on minul saatekülaliseks Kandela Õun. Tere! Tere, Meelis! Sinu ametiks kolledžis on märgitud statistika assistent. Et räägime kõigepealt lahti kohe siis selle ameti nimetuse, et mis statistikat sa assisteerid? No üldiselt on see, et assistendid on meil tegelikult nii-öelda doktorikraadid õppejõud, nii et selles mõttes statistikat ma assisteerima ei pea, aga statistika tähendab siis põhimõtteliselt seda, et peame siis õpetama üliõpilastele seda, kuidas siis erinevate andmetega tegeleda. Neid koguda, neid analüüsida ja nendest igasuguseid huvitavaid asju välja otsida. Ja see tähendab, et kui on arvud mängus, siis tänapäeval on kindlasti ka arvutid. Jah, seda kindlasti. Arvutit läheb väga palju tarvis. Ja kuivõrd siis tudengid on altid selliste numbritega tegelema üleüldse, et kas see ikka juhed kokku ei aja? No ma arvan, et enamus minu loenguid lõpeb nii-öelda hullunud naeruga, ehk siis, et üliõpilased on juhtme nii kokku jooksutanud, et kui nende käest küsita näiteks kas või seda, et mis su nimi on, siis ta hakkab kohe mõtlema, et millise valemiga seda leida. Nii et ega see lihtne ei ole, jah. Igatahes sissejuhatus meie saatesse on olnud vägagi intrigeeriv, aga alustame nii nagu tavaks meil ikkagi algusest, et kuidas on siis Kandela sinu teekond välja näinud, ütleme siis lapsepõlvest tänasesse päeva Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse, et Järvamaa tüdruk. Järvamaa tüdruk, jah, just. Küll tegelikult Pärnu juurtega pooleldi, ema läks Järvamaale tööle ja sealt siis leidis omale Järvamaalt mehe ja mina olen siis Pärnusse tagasi tulnud. Aga üldiselt, kui mõelda seda, et õppejõud peavad kindlasti tublid ja korralikud õppijad olema, siis üldiselt ma ka väga palju kolmesid ei saanud. Medaliga küll gümnaasiumit ei lõpetanud, aga palju puudu ei jäänud. Ja üldiselt mul tegelikult meeldis matemaatika väga hästi. Mul olid väga toredad matemaatikaõpetajad ja kui mina mõtlesin, et mida ma edasi õppima lähen peale gümnaasiumit, siis minu pinginaaber, kellele mina olin matemaatikat väga palju õpetanud gümnaasiumi jooksul, ütles, et aga mine matemaatikat õpetama või õppima. Ma siis läksin. Ma küll arvasin, et minust ei saa kunagi õpetajat, veel hullem õppejõudu, aga siin ma siis olen. Ma pean küll ütlema seda, et matemaatika teaduskonnas õppimine Tartu Ülikoolis, see oli ka korralik šokk, sellepärast, et numbreid enam üldse seal ei kasutatud. Kõik oli tähtede peal ja katsu arvutada tähtedega. Ehk siis erinevad valemid, jah? Erinevad valemid, abstraktne mõtlemine ja analüüsioskus. Ma tagantjärele muidugi sain aru, miks seda kõike vaja oli. Aga tollel hetkel oli küll gümnaasiumist otse minnes ikka päris õudne, et kus on see tore matemaatika, kus sai arvutada ja mida iganes asju teha ja nüüd peab hakkama teoreeme tõestama igasugused asju tegema. Aga huvitav oli ikkagi. Minul saatejuhina siis on matemaatika olnud alatine komistuskivi, et mul oli see läbi kooli peaaegu 3, sest ta polen ka valinud sellised humanitaarsemad ained enda valdkonnaks. Aga kuivõrd siis ikkagi on õpetaja kätes ühe noore suunamine, sinul olid väga head matemaatikaõpetajad ja näed, nende saabastesse sa astusid, et kas ka tänapäeval on tegelikult ikkagi õpetajal kui juhil sellised hoovad käes, millega noori suunata? Jaa, ma arvan küll, et õpetajad ja õppejõud on tegelikult need, kes suunavad õpilase oma päris valikuid tegema. Ja mul on olnud küll selliseid toredaid tagasiside lauseid, mida siis üliõpilased ütlevad, et kohati küll on ka siuksed, et nii tore, et vähemasti üks inimene on klassiruumis entusiastlik, et see on õppejõud, eks. Aga samas on päris palju ka selliseid olnud, kes ütlevad, et matemaatika ja üldse statistika ja kogu see arvude maailm sai neile pärast minu loenguid hoopis teise tähenduse ja seda on muidugi positiivne kuulda. Aga on leid ka, kes tahavad tomatitega loopida, nii et ei ole üldse imestada. Olles veel lapsepõlves, siis kas matemaatika kõrvale midagi veel mahtus, ütleme kas või kooliajast võttes, et olid sa selline agiitõpilane, kes igal pool esirinnas kõiges kaasa lõi, spordis, muusikas?
Jah, ma tegelikult tegin sporti päris palju. Mul isa on sportlane, isegi maailmameister mitmekordne ja siis suusatamine ja jooksmine oli see, kuhu mind suunati. Ma küll mäletan seda, et kehalise kasvatuse tunnid olid toredad, aga kuna ma olen väga lühikest kasvu, siis näiteks krossi jooksul selliste meeter pikemate neiudega joostes ma olin mägedes, olin nendega võrdne, aga pikkadel sirgetel loomulikult nad läksid mul eest ära. Nii et suuri saavutusi ette pole näidata, aga üldiselt jah, laulsin, tantsisin ja selliseid asju ma tegin, nii et meil oli seal kohalikus koolis päris vägev selline tantsupunt, selline hea kehalise kasvatuse õpetaja, kes pani meid kõik liikuma, nii et tunnen sellest isegi puudust, et võiks kuskil liigutamas käia ka praegu. No nii, aga kool sai lõpetatud, gümnaasium sai lõpetatud, sai ülikooli astutud, see sai ka edukalt läbitud ja siis tõi sind tee Pärnusse. Jah, siis tõi tee Pärnusse, sest mu elukaaslane ka lõpetas ülikooli ja siis me mõtlesime, et kuhu me siis läheme. Mul oli Pärnus siin vanemate või ema kodu tegelikult ootamas ja siis ma mõtlesin, et ma tulen Pärnusse. Ja loomulikult nagu kõik ülikooli lõpetajad arvavad, et maailm võtab nüüd avasüli vastu ja pakkumisi tuleb uksest ja aknast, aga esialgu, kui ma tahtsin minna erialasele tööle ehk siis Statistikaametisse, siis seal mulle kohta ei olnud ja ma töötasin alguses tegelikult linnavalitsuses. Aasta siis oli? 99. Ja eelmisel sajandil Pärnusse tulnud. Eelmisel aasta 1000 lausa. Just. Ja tegelikult see oli päris huvitav. Ma sain teha noorte infopunkti ja olla seal siis ka natukene karjäärivalikute nõustaja ja tegelikult see oli see nii-öelda 3 aastat või umbes pool, sest siis ma sain lapse ja läksin lapsepuhkusele. Oli päris huvitav, sellepärast, et see lõi mulle päris mitmeid suhteid, mida praegu ka õppejõuna tegelikult saab nii-öelda jälle üles soojendada ja erinevaid näiteid tuua ja koostöövõimalusi leida. Aga kust tuli siis see julgus astuda noorte tudengite ette noore naisena? No jah, ega mul oli see, et ma olin 25 just saanud, kui ma kolledžisse õppejõuks sain ja tegelikult see saamise protsess ei olnud ka midagi väga selles mõttes keerulist, et tundus, et sellist inimest just oli vaja just statistikaõppejõudu ja siis ma sedasi sain sinna kuidagi nagu kogemata enda arvates. Ja esimest korda, kui ma olin üliõpilaste ees, siis avatud ülikooli ehk täiskasvanute ees, kes olid minust 10 aastat vanemad, siis nad küll aeg-ajalt nagu küsisid, et kus õppejõud on. Kui mina seal asju valmis panin ja loengut hakkasin ette valmistama, nii et siis ma ikka ütlesin, et ma olen juba kohal, siis nad kõik ehmatasid, et mis mõttes, et selline lapsuke tuleb meid õpetama, aga üldiselt mul on alati olnud läbi aegade selline üks trikk, millega ma panen ennast kohe õpilased austama, on see, et kui on matemaatikatund, siis me teeme ühe 8. klassi murdudega arvutamise läbi, kellegil enam ei ole mingisugust kommentaari, et õppejõud ei oska midagi, sest oskab neist midagi täiesti erilist ja täiesti rohkemat ja eks see selline elukogemuse nagu lisandumisel on loomulikult loengud läinud sisukamaks ja tegelikult õpid üliõpilastelt kogu aeg, nii et see on väga põnev loengutes olla õppejõuna. No sulle on lisandunud siis ka selline akadeemiline kraad, rakendusstatistika magister. Et mida see rakendusstatistika siis inimkeeli tähendab? No tegelikult on see, et kui ma lõpetasin bakalaureuse, siis see oli matemaatilise statistika nii-öelda all erialaga. Sest meil oli seal 3 võimalust, et kas päris puhas matemaatik, informaatik või siis statistika. Ja mina siis mõtlesin, et see tundub 3 kõige selline kuidagi loogilisem. Ja siis, kui ma seda statistikat rohkem tundma õppisin, siis tegelikult seal oli nii palju sellist teooriat ja ma mõtlesin, et ma väga teoreetiline inimene ei ole, ma tahaks midagi praktilisemat. Ja siis oli selline eriala ka suhteliselt värske siis rakendusstatistika ja põhimõtteliselt see tähendabki seda, et erinevate uuringute tegemine just praktilises võtmes ja doktorantuuri ma läksin ka sotsioloogiasse ehk siis, et sammukene veel praktilisemaks, nii et ikka praktilise poole peale. No nii, aga kuidas siis praegusel hetkel need noored just nimelt sellist, mõnes mõttes on statistika ju ikkagi arvud või numbrid, võib-olla kõige täpsem olekski
paika panna, minu jaoks on arvud ja numbrid üks ja sama, aga kas matemaatikas on need erinevad? Ei, arv ja number on kaks täiesti erinevat asja. No näed. Number koosneb 0-9 ja arv on siis kas 0-9 ja 11, 12, 10, 1000, miljon, ehk siis mitu numbrit reas. Aha. Nii et see on tavaliselt on alati see, et kui keegi räägib mulle numbritest ja mul on vaja natuke sarkastilist märkust teha, siis ma ütlen, et ei, sa ei räägi praegu numbritest, vaid arvudest, nii et aeg-ajalt saab niimoodi matemaatiku nalju teha. No saatejuht sai ka jälle natukene targemaks, iga päevaga tarkust juurde, kuhu see kõik välja ükskord viib. Aga just tulles tagasi küsimuse juurde, et kuidas tudengitel praegusel hetkel, kas see statistika on neil nagu paeluv teema või on ikka kõik üks ja sama selline segapuder, tegelikult iseenesest teades, kuidas statistikast koostatakse, et see on ju niisugune suht koht pikk protsess. See on pikk protsess ja tegelikult on see asi, et sageli ka, kui ma statistikast räägin, siis et nüüd me hakkame uuringut tegema või mida iganes, siis kohe öeldakse, et lähme küsitlust tegema. Ja et kõik saavad aru, et see on küsitlus, lööd mingid küsimused internetti, on olemas igasugused küsitlusmootorid, nii paremad kui kehvemad, ja lööd sinna küsimused sisse, saadad Facebookis laiali ja andmed tulevad ja siis sina seal arvutad, liidad, lahutad, teed mõned jooniseid ja ongi kõik. Aga tegelikult on see palju sügavam protsess, sellepärast, et statistika on tegelikult juhustest koosneb. Ehk siis, et juhus määrab väga palju. Sa võid võtta omale täiesti vinged vastajad, aga nad ei pruugi sulle anda tõest pilti sellest, mis tegelikult selles olukorras toimub. Ja see valiku tegemine on erinevad teoreetilised nii-öelda kohad, või nii-öelda teoreetilised aspektid siis, millest sa siis pead lähtuma, et see juhuslik valik annaks sulle ka sellise tõepärase tulemuse, sest ega sa tead ju isegi seda ütlemist, et suur vale, väike vale ja statistika. Ja, just nimelt. Nii et see ongi täpselt see asi, et kui palju sa teed ettevalmistusi, mida sa küsid, kui palju see põhineb teoorial, aga seda sellist tuima paberitööd, eeltööd ei taha keegi teha. No mulle ka meeldib palju rohkem jooniseid teha ja seal igasugused seoseid leida, aga see esimene etapp tuleb üle elada, sest muidu sa avastad, nii nagu statistikud ka ütlevad, ennast portsu andmete otsast, millega ei ole mitte midagi teha. On isegi juhtunud selliseid olukordi, kus näiteks üliõpilane teeb uuringut ja jätab inimeste soo küsimata, endal on uurimisülesannetes kirjas meeste ja naiste võrdlus. Nii et selliseid asju tuleb vahest, kui sa satud õhinaga tegema hoopis mingisugust muud asja. Ma võttes kinni sellest sinu väljaöeldust, et juhuslik on suht see statistik või juhus mängib seal suurt osakaalu, siis selline väike mänguline ülesanne sulle hetkeks korraks mõelda, pureda, et kuna sa oled ikkagi pikaaegselt olnud selles aines sees, selle statistikuametis või statistikuametis ja ka näinud siis meil tudengeid läbi aastakümnete juba kasvamas, et kuivõrd statistiliselt või milline see statistiline kõver võiks olla meie läbi aegade tudengite siis suhtes, et kas on mingi aeg, on nad teadlikumad olnud aastaid siin tagasi või on praegusel hetkel teadlikkus tõusnud? Ma arvan, et nad on läinud tegelikult teadlikumaks selles mõttes, et nad ei ole väga valmis enam nii-öelda jama kuulama. Ehk siis kui õppejõud ei suuda nagu ära põhjendada, no vahest on ikka selliseid hetki, et sa loengus mõtled, et ma tõin näite, aga ei tea, kas see nagu päris õige on ja siis üritad puusalt tulistada. Väga hästi saavad aru, et õppejõud, mis te nüüd räägite ja küsivad ühte, teist ja kolmandat ja eks siin on jällegi see, et mind on vist juba natuke raske nurka ajada, aga esimestel aastatel ma ikka mäletan küll, et kõrvad punased läksin loengutest ära, nii et selles mõttes oli endal piinlik ja õppimiskoht missugune. Aga samas on mul õnneks jah selline olukord või selline võime kuidagi, ma ei tea, ma ei oska seda seletada muud moodi, et kui juhtub mingisugune äärmuslik olukord loengus, siis kuidagi huumoriga ja igasuguste muude asjadega saab selle olukorra lahendatud, nii et hulluks ei ole asjad väga läinud loengutes, aga seal juhtub nii mõndagi, jah. Rõõm kuulda, meie teeme siit väikese pausi stuudiost, et peatselt edasi minna meie siis põhitoidus on ju reklaam ja siit ta tuleb. Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25. Ja olemegi kenasti väikeselt reklaamipausilt tagasi ning saame nüüd siis minu tänase stuudiokülalise Kandela Õunaga hakata arutama
Uuringute tähtsusest ja ka uuringute olulisusest, et mis on sellised põnevad uuringud olnud, mis on sul nüüd äsja nii-öelda kaukast võtta, et ja mis jaoks nad on olnud olulised? No viimasel paaril aastal olen ma olnud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga ja me oleme uurinud harrastussportlasi. Ja praegu käimas on teine nii-öelda voor, kus me siis uurime natuke sellist tööelu seost siis sportimisega. Nii et see on selline nagu põnev ja uus valdkond olnud. Aga on ka meil väga tore koostöö meie hea koostööpartneriga Pärnu linnavalitsusega. Sellepärast, et linn on ikkagi päris suur, siin on erinevaid elanikke, huvigruppe, oleme uurinud, ma arvan, et vist 2005. aastast olen mina seal kambas sees, kus oleme uurinud kooliõpilaste eluolu, on saanud teha ka elanike rahulolu uuringuid ja küsitlusi, nii et selles mõttes erinevatest valdkondadest erinevaid küsitlusi teha, nii et see on olnud kõik väga selline virgestav ka õppejõule, keda muidu peetakse selliseks teoreetikuks. No kõigist nendes uuringutest on ka siis ju tudengid kaasatud? Jaa, kus vähegi võimalik, me seda teeme, sellepärast, et esiteks on see, et statistika õppimine niisama kuskil põlve otsas või paberil on äärmiselt tüütu. Ja sa ei näe tegelikult seda seost, sa ei näe seda, kuidas arvud sinuga rääkima hakkavad. Aga kui sul on päris uuring, sa saad selle algusprotsessis koos või kaasas olla, siis tegelikult sa näed, kuidas see protsess tegelikult hakkab sinuga rääkima. Et 2005 oli vist see esimene kord, kui me tegime kooliõpiliste uuringut, ja siis meil oli umbes 3-4 tuhat õpilast, kooliõpilast 5-12 klass küsitleda ja ma ei oleks elu sees üksinda või ka kolledži mõne assistendiga saanud seda küsitlust Pärnu linna koolidest läbi viia ja olidki nii, et läksid üliõpilased paari kaupa kooli ja tegid paberil, kus juures siis veel küsitluse ära ja pärast trükkisid kõik need ankeedid sisse ja siis analüüsisime ja tegime seal igasuguseid asju, nii et selles mõttes tänapäeval muidugi on see, et on internetti kolinud see küsitlemine, et on kiirem ja lihtsam ja odavam. Aga kus võimalik, siis tudengid ikka kaasas on erinevad teemanädalad, mis meil siin Pärnus on olnud, need spaad ja restoranid ja kohvikud, seal on ka olnud tudengid need, kes küsitlusi siis laiali viivad või kokku toovad ja sisestavad ja pärast siis mõne loengu käigus saavad ka isegi analüüsi teha, nii et see on kõik koostöös tudengitega. Kuivõrd üldse tudengid saavad sellele infole ligi ja kas seda jagatakse ka neile, mis on nende uuringute lõpptulemused, nii-öelda raportid? No raportid on kõik tavaliselt meil avalikult kuskil kas Pärnu linnakodu lehekülje peal või tehakse ka tegelikult selliseid, just need teemanädalates tehakse ju ajaleheartikleid ja üliõpilane, kes on natukenegi selline meediakasutaja, Facebookis igal pool neid ikka jagame neid tulemusi, siis ta kindlasti vaatab ja ma arvan, et seda rohkem ta neid tegelikult loeb ja huvi tunneb nende tulemuste vastu, mida rohkem ta on ise seal sees olnud. Sest ma arvan küll, et nii mõnigi on uhkelt öelnud, et mina olin kohvikute nädalal seal selles kohvikus ja vaatasin, kuidas see tagasiside andmine käib ja nii edasi. Ja loomulikult ka alguses, kui lähed loengusse, ütled, et nii, meil on nüüd see värk ja nüüd ma tahan, et te teeksite mul aine raames seda, siis nad vaatavad, et et meil on niigi palju tegevust. Aga tudengi elu see oluline aspekt just ongi, et sa pead tegelikult võimalikult palju nii-öelda hands on olema. Ehk siis, et ise proovima, kus iganes võimalusi antakse, ega sa muidu seda kogemust ei saa. Kuivõrd on neid särasilmseid statistikuid peale kasvamas, on sul juba nii-öelda mantlipärijad ukse taga ootamas? Ma õnneks veel pensionile minema ei hakka, et mõned 10 aastat aega, aga üldiselt on küll see, et kui mõni noor statistik kuulab, siis tulgu ja pakkugu ennast Pärnu kolledžile, sellepärast, et uuringute mahud järjest kasvavad ja üksinda on keeruline. Pealegi on see asi ka, et mul nagu kolleege nagu väga selles mõttes erialaseid ei ole, et päris tore oleks tegelikult kellegiga vahest arutada. Meil on küll väga palju selliseid teadlikke õppejõude, kes on oma uuringute käigus täitsa asjalikuks saanud ja minu nõu enam varsti ei vajagi, aga et ega see statistika eriala, ütleme nii, et lõpetajaid on, teemasid, ma olen seal oma koduülikoolil peal ikka silma hoidnud, aga et kui täna oleks vaja näiteks kedagi võtta siia Pärnusse tööle kolledžisse, siis saab see keeruline olema arvatavasti. Loodame, et need olud ja ajad muutuvad. Aga millised vahvad uuringuprotsessid sul praegu käimas on või mida põnevat on ees toomas veel see aasta näiteks?
No sellel aastal on juba, suured rongid on juba läinud, aga praegu on jah just see, et uuringute mõttes lõputööd on need, mis praegu käimas on ja seal tegelikult ka uuritakse väga palju kohalikke olusid ja just näiteks sotsiaaltöökorralduse ettevõtluses on sellised päris sellised teravad probleemid, mida uurima hakatakse erinevates omavalitsustes, nii et ma kutsun küll kaasa kõiki omavalitsusi ja näiteks sotsiaalsfääriga tegelejaid mõtlema järgmiseks sügiseks välja seda, et mis on nende vallas probleemi või osa vallas kas või mingid probleemid, mida saaks siis üliõpilane uurida, sest tegelikult nad väga tahavad selliseid päris elu probleeme uurida. Ja nüüd üks, mis just siin hiljuti sai räägitud ja mõeldud, et uuel aastal tegema hakata, on ettevõtlusarenduskeskus tahab uurida vabaühendusi. Ja neid siis nagu analüüsida, et kuidas neile paremat teenust pakkuda, nii et see on selline asi, mis ka praegu nii-öelda laual on ja arvatavasti tegevusse ka läheb. Praegusel hetkel kolledž on remondilainele, aga loodetavasti kevadel kõik on uus kobar ja mis põnevad sinna kõike sinnesse majja veel sinna valmis ehitatakse. Millised on sinu ootused, lootused seoses siis kolledž 25-ga? Jah, me kõik käime ja vaatame seda kinnikaetud seina seal ja ootame põnevusega, et mis sealt siis nüüd välja tuleb, et ootused on nagu lapsel enne jõulukingitusi ja ma tegelikult loodan, et see keskkond, mis seal olema saab, on selline uhke ja äge. Natuke ma olen küll oma pea 20-aastase staaži jooksul kogenud seda, et lubadused on ühed, teod võivad teinekord, mis iganes põhjusel teiseks minna. Ja statistika on kolmas. Just. See osapool. Aga ma siiralt loodan, et kevadel, kui meil on sünnipäev, siis me näeme oma vilistlasi, oma endiseid üliõpilasi, kes tulevad ja räägivad, kui hästi neil on läinud ja ka siis, kui nad ütlevad, et neil hästi ei ole läinud, tulgu ikka ja öelgu. Ma väga loodan, et me suudame oma üliõpilasi kaasata nii palju tegevustesse erinevatesse, et nad saavad maigu suhu sellest päris üliõpilase elust, sest mina olen ka ülikooli ajal, olin üliõpilaskorporatsiooni liige ja isegi üliõpilase esindusse sattusin korraks. Ja tegelikult kogu see melu ja elu, mis seal ümber käib, see loob tohutud sidemed. Ja sellepärast mul väga hea meel on, et meie tudengid on nii aktiivsed oma ööorienteerumiste ja ülipallidega ja mis iganes, nii et ma loodan, et meie üliõpilased hakkavad veelgi tegusamaks. Ma loodan, et meie õppejõud ei väsi sellest palganumbrite, ma ei tea, suurusest või väiksusest ja et riik ka tegelikult näeb, et mitte ainult suured ülikoolid, vaid tegelikult ka väikesed ülikoolid, kui me Pärnu kolledžit ülikooli all nimetame väikeseks ülikooliks, on sellised olulised kohad, mis kohalikku elu edendavad ja soovivad panustada siia. Ja ma loodan, et koostööpartnerid tuleb meile rohkem juurde. Ehk siis, et kes näevad nii uuringute vajadust kui ka üldse ülikooli teadmiste vajadust oma siis eluolude parandamisel. Aitäh! Saan ma sulle öelda, et meie aeg on lõppenud, stuudios oli siis Meelis Sarv ja minu tänaseks külaliseks oli Tartu Ülikooli Pärnu kolledži statistika assistent Kandela Õun. Ja järgmine saade on siis novembrikuu 2. esmaspäeval, kes mul siin vastas külaliseks istub, eks aeg seda näitab, olge terved ja olge loomulikult rõõmsad. Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25.